Tere kõigile! Järjekordne töönädal Brüsselis on läbi saanud ja mina räägin teiega Brüsselist Jordaani väljakult, liigun parajasti töölt koju. Ma olen maskis, maski kandmine on Brüsselis kohustuslik ja võib-olla maski kandmine ongi üks ainuke asi, mis eristab seda, milline oli Brüssel kevadel sellest, milline on Brüssel praegu. Inimesed tulevad välja, inimesed on kohvikutes, inimesed on restoranides, tullakse välja perekondadega, tullakse välja kolleegidega, sõpradega, aga kõik kannavad maske. Ja paistab, et sellest nõudest peetakse siin ikka väga korralikult kinni. Euroopa Parlamendi üheks teemaks sellel nädalal oli, kas minna järgmisel nädalal plenaaristungile Strasbourgi või mitte. Teatavasti on Strasbourg Euroopa Parlamendi plenaaristungite toimumise koht, seal käiakse kord kuus, kuigi ma möönan, et alates märtsist, kui kriis puhkes, ei ole plenaaristungid Strasbourgis toimunud. Nüüd septembris oli väga suur surve Prantsuse valitsuse poolt, et see traditsioon ja poliitiline kokkulepe ei kaoks, et ta edasi kestaks ja Strasbourgi minekust tegelikult päästis see, et Strasbourgi piirkond kuulutati Prantsusmaa punaseks piirkonnaks ehk ohtlikuks piirkonnaks. Nii et järgmise nädala plenaaristung on samuti Brüsselis ja Strasbourgi minnakse plenaaristungit pidama siis, kui Strasbourg ei ole enam punases alas. Teine küsimus, mis mulle südamelähedane oli sotsiaaldemokraatide arutelu selle üle, keda esitada sellel aastal Euroopa Parlamendi Sahharovi auhinna laureaatideks. Ja esitati Valgevene naised. Mitte üks, vaid Valgevene naised. Sest kui me vaatame, mis praegu Valgevenes toimub, siis naised on tulnud välja. Naised, kes ei ole poliitikud, kes on õpetajad, arstid, kultuuritegelased, emad, abikaasad, on tulnud praegu välja ja räägivad demokraatia eest. See on sotsiaaldemokraatide ettepanek. Ma loodan, et teised erakonnad ka toetavad ja Valgevene naised saavad selle aasta Sahharovi preemia laureaatideks. Aga selline on siis Brüsseli Jordaani plats. Selline näeb välja Brüssel koroonaviiruse septembrikuus. Inimesed on kodudest väljas, kannavad maske ja seepärast räägin ka mina teiega täna maskis. Ma soovin kõigile ilusat nädalavahetust, püsige terved ja kohtumiseni nädala pärast.